Tere ka minu poolt, väga huvitav enda häält kuulda, et ma loodan, harjun ära esinemise lõpuks, et selline hääl mul ongi. Aga Livenist ja meie loost ma siis täna räägin ning loome hingega kodu on see, mida me tihti oma logo kõrval kuvame. Ja mis see siis tähendab ja miks me nii ütleme? Et täna räägin põgusalt loomisest, mis see tähendab, mis hingega kodu ja siis juba täpsemalt projekti loomisest ja konkreetse kodu loomisest koos kliendiga. Miks me ütleme loome? See on mitmuses, meie loome, mitte meie nagu mina ja teised Liveni inimesed, vaid loome ikkagi koos. See on arhitekt, see on projekteerija, see on seesama inimene, kes sinna elama tuleb. Muidugi, kui ta õigel ajal varakult on Liveniga tuttavaks saanud, et mõned paraku saavad oma kodu osta siis, kui see on peaaegu valmis, aga üldiselt on Liveni ajaloos kõik kodud saanud selle omaniku leitud juba enne, kui nad valmivad. Ja tänu sellele me saame koos inimesega seda kodu kujundada. Ja mis on siis hingega kodu? Tegelikult ma ei tea. Ja ma ei tea, kas ma peangi teadma. Me alati uurime seda, me räägime hingega kodust, ägedast kodust ja lõppkokkuvõttes on iga inimese jaoks erinev. Et kindlasti ei ole Liven ja ei ole mina see, kes sinna hinge sisse annab sellele kodule. Et see on see inimene, need inimesed, kes sinna kolivad, kes hakkavad elama ja sellest korterist loovad selle kodu. Ja ma loodan, et me saame natukegi neid aidata ja selleks, et me saaks neid aidata, saan teile rääkida, kuidas me siis seda kõike teeme. Projekti loomine. Iga kord, kui me uue krundi soetame ja hakkame mõtlema, et milline maja, millised majad sinna võiks tulla, siis see ei ole nii, et okei, davai, hakkame tööle. Vaid natuke aega me ikkagi istume ja mõtleme ja arutame. Paneme paika hüpoteesid ja persoonad. Mis tähendab seda, et iga kord me mõtleme, et milline inimene see on, kes sinna võiks elama tulla. Miks ta peaks sinna tahtma tulla elama? Siin on näide, et meil oli sellised kodud nagu Vääna 11 Nõmme arendus, mis asub kergliiklustee lähedal ja hüpotees oligi väga lihtne. See oli eriti selles mõttes lihtne, et kergliiklustee järelikult potentsiaalselt sinna kolib liikumisharrastusega inimene ja kui ta juba harrastab liikumist, siis tõenäoliselt tal võib olla spordivahendeid. Ja kõik teavad, et korter ei ole nagu kummist, et kõik asjad ei pruugi ära mahtuda. Ja ette rutates võib öelda, et disainisime siis sellise maja, kus klientidel, varakult tulijatel oli võimalik oma panipaiga suurust valida, mis tähendab seda, et mõni sai 16 ruutmeetrise panipaiga. Kortermaja puhul ülivõimatu, võiks öelda. Ja teine asi, mis me tegime, oli siis selline hobiruum, kus sai oma ratast hooldada, suuska määrida, mis tähendab seda, et see toetas seda liikumisharrastust. Ja persoonad, kellest me räägime, ei ole nagu, ma ei tea, Mari 35 3 lapsega, vaid ikkagi need demograafilised näitajad ei ole pigem olulised, sest et täna mul ei ole usku sellesse, meil ei ole usku sellesse, et vanusest sõltub see, kuidas sa elad või mida sa teed. Et tegelikult me tihti räägime ikkagi inimese huvidest, hobidest, väärtushinnangutest ja sellest me saame juba talle hakata kodu looma. Sellele järgneb siis küsimustiku loomine ja testimine. See ei pea olema ülisuur teadustöö, see mõnikord võibki olla 5 küsimust ja sõltuvalt projekti suurusest, sõltuvalt sellest, kui hästi me tunneme ise seda piirkonda, me mõnikord teeme tõesti uuringu, tellime sisse ja mõnikord see tähendab seda, et lähme räägime oma 10 tuttavaga. Aga alati igas projektis me alustame sellest, et me küsime inimestelt, milline see kodu võiks olla. Ja siin on üks näide, et
hetkel siis oleme planeerimas Regati puiesteele ehk siis Piritale ühte kortermaja ja meil oli hulk inimesi, kes olid oma huvi üles näidanud, et nad tahavad sinna tulla elama. Näitasime sellist planeeringut, küsisime, mis on hästi, mis on halvasti. Ja see oligi kogu testimine, ehk siis me ei teinud nagu suurt 20 küsimusega testimist seekord. Ja saime teada, et alles 10 ruutmeetrised lastetoad ei lenda ja sellised garderoobid on liiga väiksed. Kuna see vastus hakkas korduma ja korduma, siis me saime aru, asi on tõsine. Ja majapidamisruum samuti tundus liiga väike. Samas me arvasime, et võib-olla selles piirkonnas üpris kalli hinnaga arenduses inimesed soovivad suuremaid magamistube, aga selle testimise tulemusena me seda kinnitust ei saanud. Täpselt samasugused inimesed nagu mina olid ja ütlesid, et ma tegelikult magamistoast tantsida ei taha, et mul on okei, et mul mahub sinna voodi ja võib-olla mingi väike raamaturiiul. Ja kui me vaatame seda 11 ruutmeetrit koridori pinda, tundub, et äkki on nagu liiga palju pinda läinud koridori peale, siis pigem oli vastus see, et oi, see on nii hea, et teil on nagu magamistsoon ja elutuba on eraldatud. Ehk siis maitseid on erinevaid, aga me saime nagu teada, mis inimesed nagu selle piirkonna vastu, kes tundsid huvi, et mis on nende nagu arusaam sellest elamisest. Ja siis mõtlesin siin üks päev selle peale, et mida me testime, kuidas me testime. Tegelikult me teeme seda päris peaaegu et iga päev. Ja võib-olla selline müüt on see, et see on kallis, see on aeganõudev ja nii edasi. Et kindlasti aeg-ajalt tasub ettevõttel mingi suurem selline korralikum uurimine ette võtta, et kuidas võiks oma asju ajada, aga me oleme jõudnud sinna, et tegelikult testida saab igaüks, seda saab teha iga hetk ja see ei ole kallis. Ja mulle tegelikult meeldibki, kui projekti alguses, kui me alles seda loome, siis läheb ehitusjuht, läheb insener, räägib potentsiaalse kliendiga. Ehk siis insener saab aru, kellele ta seda kodu loob, tal tekib empaatia ja tegelikult selle teekonna peal tal tuleb meelde, ma ju rääkisin, Toomas ütles, et talle tegelikult meeldib nii elada. Ja see on juba kohe nagu palju soojem ja südamlikum see loomise protsess. Et ei ole lihtsalt maja ja lihtsalt seinad. Ja testimise tulemus aegub, et see kahjuks nii on ja sellepärast tasubki seda teha võimalikult tihti ja võimalikult palju. Muidugi ei tasu oma aega nagu kõike sinna panna. Ja väärtuspakkumine saab siis sõnastatud selle kogu teekonna lõpuks ja seejärel me saame aru, kellele me seda kodu teeme, miks me seda teeme, mida me ei tee selles projektis, et see on ka oluline. Et me nagu mõnes mõttes nagu teame neid asju, mida me peaks tegema, aga tegelikult me iga kord küsime. Ja projekti alguses on siis kogu meeskond, projekteerijad, arhitektid, liveni inimesed, kõik teavad, mida me teeme, miks me teeme. Muidugi see ei lähe täpselt täppi, muidugi me eksime, aga meil on vähemalt mingi suund valitud. Ja siis algabki projekteerimine, kodulehe ettevalmistus, 3D-piltide tellime, mis iganes. Vaja on selle projekti jaoks, aga me kõik oleme nagu samalt lähtepunktilt alustanud. Ja kokku siis selline teekond, mis me iga projekti alguses ette võtame. Aga tegelikult siis alles nagu, ma ütlesingi, siis alles algab kõik. Ja tegelikult on ju peategelane selles loos on ju koduomanik. Et me ei tohi ära unustada, kellele me seda teeme ja muidugi me oleme rääkinud inimestega, aga nüüd ju sellesse konkreetsesse ühte koju kolib konkreetselt see inimene. Ja tema ei ole meile vastanud küsimustele, mis tähendab seda, et me alustame temaga nagu uuesti seda teekonda. Me räägime sellest, et me näitame talle variante, milline võiks olla see planeering. Et tegelikult, kui me ütleme, et sul on võimalus planeeringut enda järgi teha, aga mis see tähendab? Et mida ma siis võin teha või ei või teha? Tegelikult me oleme liikunud sinna, et me näitame versioone. Et on selline kodu võimalik nende seinte vahele ära mahutada ja
on hoopis teistsugune võimalik, et ja tegelikult siin ei ole õigeid ega valesid, et kas korteris peab olema saun. No me võime vaielda selle üle pool tundi, on ju, et mõni ütleb, et saun on korteris lihtsalt maailma kõige kallim panipaik. et lõpuks kogunevad asjad sinna ja mõni ütleb, et mis mõttes, et ainult sellepärast ma uut kodu tahangi endale, et ma nüüd saan iga päev, kui ma tahan käia saunas. Ja siis, kui ta on planeeringu valinud, siis saab inimene juba hakata kodu viimistlema, oma mõtetes muidugi esialgu. Aga selleks, et seda kõike nagu aidata inimesel teha, et siis arhitektid tõenäoliselt on sellised inimesed, kes vaatavad mingit tükikest ja saavad aru, milline see kodu võib olla. Aga väga paljud meist tegelikult ei suuda seda asja visualiseerida. Ja selleks me kasutame digitaalseid tööriistu. See on nagu kodu prototüüp. Et me loodame, et tulevikus me saame igat konkreetset kodu kuvada siin. Aga täna on vähemalt seegi võimalik, et me saame näidata viimistluse kombinatsiooni, et kuidas siis sulle meeldib, kas sulle meeldib see valge sein või see roheline või mis iganes värvi veel. Ja muidugi siin on ka mugav see, et inimene saab laivis hindu näha, ehk siis ei pea nagu 10 hinnapakkumist küsima, et palju see nüüd siis maksab, kui ma ikkagi tahan seda parketti või seda toodet. Ja siis me jõuame mööblini, sest et kui sa lihtsalt ostad nagu kodu, kus ei ole nagu kööki, siis tundub nagu, et kuidagi imelik. Kuigi meil on ka juba sellised kliente olnud, kes küsivad, kas saab ilma köögita osta, et ma ei panegi endale kööki, et ma ei teegi kunagi süüa, et ma tellin kogu aeg või ma käin väljas. Ja lõpuks keegi ei ole sellist asja valmis ehitanud, et me ikkagi ütleme, et kuule, teeme ikkagi mingi variandi, et kui sa peaksid tahtma näiteks seda kodu pärast müüa, siis on üpris raske ilma köögita kodu müüa. Ja samamoodi siis proovime liikuda, me loodame, et nüüd igasugused AI tööriistad, millest siin igapäevaselt loeme, et me saame järjest rohkem neid rakendada selleks, et inimesel visualiseerida seda kodu, et ta saaks aru, mida ja miks ta tahab. Ja kõige olulisem ongi see küsimine ja see vastuste otsimine koostöös kliendiga, mitte nagu ise. Muidugi me tänu sellele projekti loomise staadiumile me siis saame natuke aimu, mida inimesed tahavad. Aga iga konkreetne inimene ikkagi ütleb, kuidas tema tahab elada. Ja mõtlesin, et sellise huvitava asja panen siia lõppu, et lõpuks teekond ju ei saa läbi, kui see kodu saab nagu disainitud, et see naabrid on ka olulised, kes seal on, et seda sa valida ei saa. Aga tihti, kui me oleme sarnast lugu rääkinud ja inimesed on kogunenud sinna sarnaste huvidega, siis on olnud põnev näha, kuidas nad leiavad teineteist seal. Näiteks ühes arenduses juhtus selline asi, et tegime soolaleivapeo ja üks inimene rääkis, et tal on koer ja et saab siin kuskil lähedal jalutada, teine ütles, et issand, ma nii väga tahaks koera, aga ma ei saa, ma reisin nii palju, pole võimalik. Said kokku, lepsid kokku, et üks saab teise koeraga jalutamas käima hakata. Tundub nagu mõlemale nagu väga hea diil. Ma ei tea, mis sellest nüüd saanud on, aga siis tundus, et nad olid mõlemad väga rõõmsad sellele. Ja siis, kui need inimesed kohtuvad sarnaste huvidega, siis tegelikult meil on nagu lõbusam seal koos elada. Et ma loodan, et need väiksed viperused, mis neil seal omavahel on või siis uue koduga tavaliselt on, et need lahenevad ja siis nad tegelikult lõpuks on rõõmsad, et ühes arenduses, ma tean, meil korraldatakse hoovis erinevaid üritusi, mis ongi mõeldud naabritele, mis on Eesti mõistes, ma arvan, suurepärane, et üldiselt ikkagi naaber on see, kellest nagu ootad, et saaks lifti nuppu kiiremini vajutada, saaks nagu minema, et ei peaks koos nagu lifti jagama. Aga ma näen, et see on teistmoodi. Et näiteks Toomkuninga majas oli nagu väga äge, kui oli laulu- ja tantsupidu ja keegi oli väikse kirjakese jätnud alla sissepääsu juurde koos küpsistega. Et tore, et nagu selline suur üritus, et palju õnne meile.
siis olid need küpsised muidugi ära söödud ja siis oli kiri jäetud, et aitäh, väga hea, et tehke veel. Et isegi suures majas tegelikult on võimalik neid inimesi kokku tuua, ja ma loodan, et me saame natukegi sinnapoole panustada, aga lõpuks jah, see ühisloomine nendel, selle kodu tegemine seal alles algab siis. Ja see on minu poolt kõik, et ma loodan, saite väikse ülevaate mõtteainet. Projekti loomisest siis rääkisin, et me ei eelda, me testime, testib igaüks. Ei ole vaja nagu saata inimest, kes iga päev kliendiga suhtleb, uuesti kliendiga suhtlema. Ja siis rääkisin kodu loomisest, et küsime kliendi käest ja teeme, mis me suudame teha, et ta sellel teekonnal nagu natuke paremini ennast tunneks. Aitäh teile ja loome hingega!